Hei, kui reisisellid on tulnud Jaapanist tagasi, soojalt maalt tagasi, siis kus oleks paslikum enda seiklusi tutvustada ja sellest rääkida, eriti kui on söödud palju Jaapani toitu. Otse loomulikult kutsuti meid täna raameni restorani. Kuivõrd eriline või erinev siis Eesti ja Jaapani raamen siis või Eestis pakutav raamen siis on? Jaapani raameniga võib-olla 2 erisust. Seal on portsjon suurem, sest et seal ikkagi mehed tulevad lõuna ajal selle tulikuuma raameni, nad üsna kiirelt endale sisse vohmivad ja naasevad tööle. Ja teine asi võib-olla see, et seal, kui tehakse raamen, siis tehakse ikka päris puljang, keedetakse. Et seda on maitsest tunda ja ka leemest näha. Raameni ekspert juba tegelikult pärast Jaapanis käiku ikka juba teab, millest räägib, on ju? No, eestlased on kõik ju eksperdid, et selles mõttes, miks ma ei võiks olla täna siin ühe raameni põhjal raameni ekspert. Tere hommikust, mina olen Raineri sõber. Kogu reis saab alguse Tokyost ning lõpeb ka seal, kuid vahepeal viib tee Eeroga pisematesse Jaapani külakestesse. Kui ma nüüd võin võrdluse tuua, siis mõneti oli see nagu Rocca al Mare Vabaõhumuuseumisse minek, et tegelikult talud, mida me külastasime majapidamised, asusid erinevates paikades ümber selle küla mägedes ja igas kohas sai erineva uue kogemuse võrra rikkamaks, olgu see siis põrgutunnis suplemine või riisi istutamine või lihtsalt ühel noorel perel kitsekarjatamine. Kirsiks tordil võtame suuna Iidvanasse Angerja restorani, kus ära tuleb süüa kõik Angerja komponendid, sealhulgas ka Angerja tukslev süda. Mööda ilma ringi reisisid ka Tiit ja Kristjan, nemad aga võtsid enda teekonna läbi 8 riigi ette enda armastatud sierradega. Meil olid need lällarid, raadiosaated. Et nendega me suhtlesime ja nendega me tegime ka viktoriine ja arutasime järgmisi plaane ja arutasime, mis juhtund oli. Meil on näiteks üks selline mees, kellel on varuks võtta igasse kohta jõudes sobiv laul, mida ta siis läbi raadiosaatja laseb. Tõnis on selle mehe nimi. Ma ei tea, kus selle mehe muusikavaramu asub, aga ükskõik mis riigis, ükskõik mis linna saatud, tal on kohe mingisugune sobiv laul võtta telefonist ja see mängivad. Kõik sellised pisikesed nüansid on need, mis muudavadki need päevad hästi huvitavaks. Mina näiteks ei olnud varem nii palju Sierrast laule kuulnud kui selle reisi peal. Nüüd sõidan Sierraga, auto on aus ja hea. Vanade autodega reisides võib saatuslikuks saada ka 42 kraadi kuuma. Isegi autod hakkasid natukene turtsuma, et nad ei tahtnud enam jahutada ja siis meil mehaanikul oli üks varunipp oli varuks, võttis näiteks minu autol võttis mingi jupi eest ära lihtsalt, mingi suurel istu, et radikas oli nähtaval ja nüüd on korras. Enam-vähem nii oli ka. Siis kui külmemaks läks, siis pani selle tagasi, et ilusama läks kogu lugu. Ja selles kuumas tegelikult ise ka nagu küpsisid ära, et kuna sõitsime mööda lagedat maanteed tihti peale, kus nagu mingit varju ei olnud, siis minul põles selle 4 päevaga ikkagi see vasak kõrv ikkagi täiesti ära. Meestel ei tulnud võidelda mitte ainult kuumusega, vaid ka Rumeenia politseiga. Miks täpsemalt seda näeb, kui Sierraga sooja päikese alla 6. novembril TV3 alustab. Eero Reinu seiklusi saates Kilu seljakotis saab aga näha juba täna õhtul kell 21.30 ikka TV3. Ja soovitan varuda teleka ette Jaapani krõpse, raamenid, sushit ja muid jooke.